Tere, minu nimi on Taavi Sojunen ja tänases videos ma räägin sellisest pisut ebameeldivast teemast, millele inimesed üldiselt tähelepanu väga ei taha pöörata, aga millest on ülioluline aru saada juhul, kui sa päriselt ka tahad oma elus edasi liikuda. See teema on põgenemine. Ehk siis teisisõnu enda probleemide vältimine, aga põgenemine on selline hästi mõnus, dramaatiline sõna, nii et ma kasutan seda. Ja tänases videos ma räägingi, mis asi on põgenemine, miks me kõik seda teeme, kuidas see meid kahjustab ning siis lõpuks ka, kuidas seda oluliselt vähendada enda elus. Nii et hakkan pihta. Mis asi üldse on põgenemine? Minu jaoks tähendab põgenemine seda, et iga kord, kui inimesel on mingisugune raske situatsioon elus, mingisugune olukord, mingisugune tugev, raske selline ebameeldiv emotsioon tuleb peale, siis sisuliselt on inimesel kaks valikut. Kas ta hakkab selle probleemiga, selle situatsiooniga tööd tegema, hakkab mõtlema, kuidas seda asja ära lahendada, hakkab vastutust võtma, või siis ta põgeneb selle eest, mida inimesed üldjuhul teevad. Võtame mõne konkreetse näite. Ütleme, et sul on suhteprobleemid. Sa oled paari suhtes, on tekkinud sellised mingid hõõrdumised, mingisugused konfliktid, selline raske õhkkond on juba üleval ning sul on kaks valikut. Sa kas pead maha raskeid vestlusi, sa vaatad iseenda sisse, sa uurid mingisuguseid materjale, loed raamatuid, käid terapeudi juures, käite terapeudi juures. Ühesõnaga võtad vastutuse sellest, et kuidagi jõuda selle probleemi lahenduseni, aru saada, mis toimub ning see ära lahendada. Kõlab teoorias toredalt, aga mis ei ole nii tore selle puhul on see, et sealt tuleb hästi palju raskeid emotsioone, hästi palju raskeid mõtteid, hästi palju iseendale otsa vaatamist, iseenda vigade tunnistamist tihti peale. Nii et selle asemel, et kogu see keeruline pikk raske protsess läbi teha, et paari suhe paremaks muuta, mida enamus inimesi teevad. Nad põgenevad. Nad suunavad esimesel võimalusel oma tähelepanu millegile, mis annab kiiret naudingut, olgu selleks siis pidutsemine, alkohol, mingid teised mõnuained, kas või sotsiaalmeedias scrollimine, ning loodavad, et see situatsioon kuidagi laheneb võib-olla iseenesest ära. Ehk siis tänases videos ma räägin põgenemisest selles kontekstis. Ehk siis praegu ma rääkisin paari suhtest, aga ükskõik mis probleem sul elus võib olla, sul on alati see valik olemas. Kas sa põgened selle probleemi eest või siis sa võtad vastutuse. Ja juhul, kui sa valid põgenemise või oled minevikus valinud põgenemise, siis võib-olla oled sa juba tähele ka pannud seda, et see ei tööta väga hästi. Ja see on väga konkreetsed põhjused, miks põgenemine ei tööta. Esiteks, kogu see aeg, kogu see ressurss, mis sul läheb selle probleemi eest ära jooksmisele, kas siis alkoholi tarvitamisele, pidutsemisele, kasiinos käimisele, arvutimängude mängimisele, ükskõik mis sinu spetsiifiline viis on, siis kogu see aeg ja energia, mida sa kulutad selle mure eest põgenemisele, oleks võinud minna selle probleemi lahendamisele. Ja see võib-olla ei kõla nii suure probleemina, aga kui sa korra mõtled selle peale, kui sa korra mõtled kogu sellele energiale, kogu sellele ajale, mis sul on läinud oma elus erinevate ebameeldivate situatsioonide eest põgenemisele, nende vältimisele, siis ilmselt on need tuhanded, kui mitte 10 000 tunnid, oleneb kui vana sa oled. Kogu see energia, kogu see aeg, kogu see vaev oleks võinud minna sellele, et enda elu paremaks muuta, reaalselt probleemid ära lahendada. Ja oleneb kui noor või vana sa oled, siis su elu trajektoor on juba väga palju muutunud sellest, et sa oled põgenenud oma elus oma probleemide eest. Sest kui me korra mõtleme inimese elu peale, siis me kõik oleme mingisugusel trajektooril. Me tuleme kusagilt, me oleme mingeid otsuseid teinud ja meie elu võib minna nagu ülesmäge, eks ju, ja siis ta võib minna allamäge ja siis ta võib stagneeruda. Ja üldiselt, kui inimesed võtavad vastutuse, kogu aeg järjepidevalt lahendavad enda probleeme ära, mitte ei põgene nende eest, siis inimeste elu läheb ülesmäge. Sest nad lahendavad oma probleemid ära.
võtab aega, on raske, aga nad lahendavad probleemi ära ja siis nad saavad jälle elus edasi liikuda ja ülespoole ja nad on õnnelikumad, nad on tervemad, nad tunnevad elust rohkem rõõmu, sellepärast et neil ei ole nii palju seda koormat enam kanda õlul. Aga mis juhtub siis, kui sa põgened järjepidevalt enda probleemide eest? Su elu läheb pidevalt nagu allamäge või siis parimal juhul ta nagu stagneerub, aga üldiselt ta läheb allamäge. Sellepärast, et põgenemisega kaasnevad ka negatiivsed tagajärjed. Võtame veel ühe näite. Ütleme, et sa käid mingisugusel töökohal, mis sulle absoluutselt ei meeldi. Võib-olla alguses meeldis, aga nüüd on juba aastaid mööda läinud ja sul on juba nii kopp ees. Sa ei taha sinna minna, sa ärkad hommikul üles ja kui sul meelde tuleb, et sa pead sinna tööle minema, siis tunned vastikus, sul on lihtsalt, ma ei taha sinna minna, nagu ma teeks ükskõik mida muud oma päevaga, aga ma ei läheks sinna elu eest. Aga palk on hea, hüved on head, stabiilne, siis sa lähed sinna. Ja sa ei ole üldse selle probleemiga hakanud tegelema, sa oled kogu aeg kannatanud lihtsalt seda ebameeldivustunnet, aga sa ei ole hakanud kuidagi välja mõtlema, kuidas seda lahendada. Sa ei ole mõelnud, kuidas karjääri vahetada või firmasiseselt edasi areneda või midagi uut õppida, võib-olla oma äri alustada. Sa ei ole üritanud seda probleemi lahendada, sa oled kogu aeg seda kusagile alla lükanud, seda emotsiooni, seda teadmist. Ja siis üks õhtu sa ostad endale paar õlut. Tuleb selline mõte, et võtaks paar õlut. Ja sa jood need paar õllet ära ja järsku sa tunned, et vau, pinge on läinud. Ei olegi nagu halb olla, selline täitsa chill, mõnus on olla, hea on olla. Energiat tuli ja selline mõnus lõdvestus. Väga tüüpiline situatsioon, ülitüüpiline situatsioon. Ja mis juhtub? Mis ajaga juhtub? Alguses ongi võib-olla kord nädalas. Siis on 2 korda nädalas. Siis on 3 korda nädalas. Sellepärast, et see negatiivne emotsioon, see negatiivne olukord elus pole ära lahendatud, sellest põgenetakse ja see pääsetee alkoholi näol muutub üha rohkem ja rohkem ahvatlevaks. Mingi lõpuks läheb aasta 2, 3, 4 mööda, siis suure tõenäosusega inimesel on tekkinud juba alkoholisõltuvus. Kui me tagasi vaatame korra, siis selle asemel, et see probleem ära lahendada, see negatiivne emotsioon, see ebameeldivustunne töökohaga seoses, uus töökoht leida või midagi teha, et oma elu paremaks muuta, vastutus võtta selle olukorra eest, siis inimene põgenes. Ja nüüd, kui ta 2, 3, 4, 5 aastat hiljem üles ärkab, eks ju selles situatsioonis, siis mitte ainult ei pea ta oma esialgse probleemiga tegelema, ehk siis sellega, et ta tahab uut tööd, ta tahab midagi muud elus teha, sellest ei piisa talle enam, siis selle asemel, et ainult sellega peaks ta tegelema, on tal nüüd ka alkoholisõltuvus. Mis on omaette väga suur probleem, väga suur jama, mis enda jaoks ära lahendada. 2 probleemi korraga ja kui sa põgened järjepidevalt probleemide eest enda elus, see oli üks näide, see töökoha näide ja enne oli paarisuhe näide, aga neid situatsioone on mustmiljon, kus inimesed põgenevad pidevalt enda elus. Kaasa arvatud mina, ma räägin siin nendest asjadest ainult sellepärast, et ma olen kõik selle läbi teinud ja tähelepanu õppinud pöörama nendele dünaamikatele elus. Aga ühesõnaga, kui inimene järjepidevalt põgeneb, siis seda trajektoori on näha. Ütleme, et sa paarisuhet ära ei lahenda, probleeme, põgened seal, sama töösituatsiooni ka ära ei lahenda, põgened selle eest, siis kuhu su elu trajektoor läheb sinu arust? Ma ei ütle, et sina konkreetselt seda teed, kallis vaataja, aga üldiselt võtame sellise hüpoteetilise inimese, eks ju. Kuhu ta trajektoor läheb? Kas ta läheb alla, ta läheb üles, ta stagneerub, ta läheb alla. Ja kogu selle video põhipoint ongi see, et lõpeta põgenemine, juhul kui sa seda teed. Hakka seda märkama. Ja kuidas seda märgata? See on selline omaette küsimus. Sellepärast, et meis inimestena on ülisuur motivatsioon põgeneda enda probleemidest. Tavaliselt me üritame joosta millegi hea suunas ja põgeneda ära ebameeldivate emotsioonide mõtetest. Ehk siis see motivatsioon on ülisuur põgeneda ja tihtipeale kaasneb sellega ka endale valetamine, asjade ignoreerimine, asjade ära hämamine, sellepärast, et kui sa tahad ennast veenda
milleski, mida sa tegelikult tead, et sul on kahjulik. Ütleme see alkoholi näide, sa tead tegelikult, et joomine on kahjulik. Aga sa tahad seda edasi teha, sellepärast, et sa ei taha oma jamale elus otsa vaadata, siis on väga suur motivatsioon endale valetama hakata. See on veel üks väga suur probleem üldse põgenemisega, sellepärast, et lõpuks sa hakkad endale valetama ja kui sa endale juba järjepidevalt valetama hakkad, siis on selline segapudru juba koos, et on väga raske hakata sealt lahti arutama. Ja muidugi ka väga vajalik. Aga kuidas siis ikkagi teadlikkust hakata looma? Siin on põhiline oskus selles minu arust on enda jälgima õppimine. Enda mõtete jälgima õppimine, enda tunnete jälgima õppimine ja eelkõige oskus olla iseendaga aus. Mis on väga kriitiline oskus ja paljud inimesed arvavad, kaasa arvatud mina, ma arvasin, et ma oskan endaga aus olla. Aga mida rohkem olen õppinud jälgima iseennast ja teisi inimesi, seda rohkem on märkanud, kui palju ja kui lihtsalt endale valetatakse. Lihtsalt selleks, et mingisugune narratiiv, mingisugune lugu muuta sobivaks enda maailmapildiga, muuta sobivaks enda motivatsioonidega. Et see tõde lendab väga kiiresti aknast välja, juhul kui on vaja saada isiklikku kasu, kas või siis põgenemise näol. Ehk siis see oskus olla iseendaga aus on väga kriitiline. Nii selle video kontekstis, et lõpetada põgenemine enda elus, aga üldiselt on nii oluline olla, õppida iseendaga aus olema. Ja kui sul on loodud natuke teadlikkust, natukene eneseausust, siis tegelikult ei ole üldse nii väga keeruline hakata märkama hetki, kui sa põgened. Sest iga kord, kui selline raske situatsioon tekib su elus ja sa hakkad põgenema, siis ega sisimas sa tead. Sisimas kõik inimesed teavad, et nad ei võta praegu hetkel vastutust ja nad põgenevad kusagile. See, mis lugu seal juures on, see ei ole isegi tähtis. Tähtis on see, et inimene tegelikult sisimas natukene ikkagi tunneb. Ja kui sa oskad tähelepanu pöörata ja endaga aus olla, siis sa saad sealt sabast kinni võtta. Selle hetke sabast nii-öelda. Ja küsida endalt, kas ma praegu põgenen? Väga lihtne küsimus tegelikult. Võtame veel ühe näite. Et ütleme, et sa tahad kaalust alla võtta. Sa oled vormist välja, sa oled ülekaaluline juba ja sul tekib hetk, kus sa oled planeerinud trenni minna. Ja nüüd enne trenni minemist sa tunned sellist hästi tugevat ebameeldivustunnet. Sul on mõtted peas, et täna mul on natukene kehv olla ja ma olen väsinud ja ma olen üle töötanud nagunii ja homme lähen, homme on parem minna. Siis sel hetkel sa saad aru, et sa veenad end ümber, et sa valetad endale, et sa peaksid tegelikult trenni minema, sa oled seda planeerinud, sa saad oma probleemi tõsidusest aru ja praegu on see hetk lihtsalt, kus sa ei taha nendest rasketest emotsioonidest veel läbi minna. Nüüd, kui sa saad sealt sabas kinni ja küsid endalt, et kas ma praegu põgenen, ehk siis see alternatiiv on see, et sa ei lähe trenni, istud maha, vaatad seriaali, sööd veel mingisugust krõpsu ka, eks ole. Kas ma praegu põgenen enda emotsioonidest, selle väljakutse eest? Ja kui see vastus on jah, siis sa oled juba ühe sammu võrra lähemal enda elu paremaks muutmisele. Sest selles hetkes sa suudad aus olla, sa automaatselt ei põgene, sa ei valeta endale enam automaatselt, sa oled juba teadlik, mida sa sel hetkel teed, mida sa hetkes teed, mida sa endale räägid. Ja nüüd sealt tuleb järgmine samm, et kui sa oled aru saanud, et ma põgenen, siis sa juba pead võtma vastutust. Sa juba pead võtma vastutuse, sellepärast, et sa oled teadlik sellest. Sa võid ikkagi minna, istuda, vaadata seriaali ja krõpsu süüa ja põgeneda selle eest, aga vähemalt oled sa olnud aus iseendaga. Ja see jääb sind häirima. See teadmine jääb sind häirima. Ja sa ei saa pikalt niimoodi põgeneda, juhul kui sa aus oled, sellepärast, et see kognitiivne dissonants sinus. Kognitiivne dissonants on lihtsalt kaks vastastikku mõtet, mis üksteise vahele ühti hakkavad su peas võitlema, eks ju.
et ühes kohas sa tahad olla vastutustundlik inimene, võtab vastutuse, parandab enda elu ja siis samal ajal sa põgened, eks ju, et seal tekib konflikt. Ja sa ei saa väga kaua seal konfliktis olla, sa pead kas hakkama endale uuesti valetama või siis vastutuse võtma ja trenni minema. Ehk siis see on esimene samm on olla aus endaga ja märgata, kui sa hakkad põgenema. Ja siis muidugi teine samm, mis selles situatsioonis võiks olla väga lihtne, on see, et sa lihtsalt lähed trenni. Et see hirmul on suured silmad. Väga tihti kõik need asjad, mida me kardame, enda peas hästi suureks puhume, ei ole üldse nii hullud. Eriti trenni minekuga. Kui sa ükskord juba trenni jõuad ja trenni teed ja need endorfiinid hakkavad käima ja sa tunned end paremini ja sa oled enda üle uhke ja tekib selline positiivne tagasiside ring, siis ei ole üldse nii suur väljakutse, kui esialgu võib-olla arvasid. Ehk siis need on need sammud, kuidas põgenemist enda elus vähendada. Suurenda teadlikkust iseenda mõtetest, iseenda tunnetest. Ole aus iseendaga. Ja siis tekib sul võimalus võtta vastutus. Sisuliselt oli see kõik, mis ma siin videos tahtsin edasi anda. Ja kui sa sellest videost kasu said, siis ma pakun ka üks-ühele sessioone, kus ma räägin täpselt samadest asjadest nagu oma videodes, aga inimesega sellisel unikaalsel viisil, individuaalsel viisil. Me võtame inimese probleemi lahti, vaatame, kus need murekohad on, kus inimene ei taha võib-olla mingit tõde endale tunnistada, kus ta ennast üle laseb, mis on need motivaatorid inimese elus, mis need lood on, narratiivid, uskumused, seal on tohutult palju asju on peidus tegelikult inimese elus ja miks ta niimoodi käitub ja miks ta ei liigu oma elus edasi. Nii et kui sa tahad minuga koostööd proovida, siis taavisojunen.ee on minu koduleht. Ma pakun ka 30-minutilist tasuta kõnet, et aru saada, kas me sobime töötama üksteisega ja kas ma üldse saan sind aidata. Nii et ma loodan, sellest videost oli kasu, et sulle meeldis ja näeme juba järgmises videos.